Tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm-sammult heaoluni. Kui sind huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seonduv, siis oled kuulamas õiget linti. Tere hommikust, varajased ärkajad ja hilised uinujad, et mina olen Ott Blum ja minuga on siin psühholoog ja unenõustaja Gene Vernik. Et vaataks natuke sisse, mis värk meil selle unega on ja miks me kolmandiku oma päevast võib-olla pikali vedame. Tere Gene! Tere! Kuidas sina täna öösel magasid? Täna magasin 7,5 tundi, mis on minu jaoks väga vähe, et mu tegelik unevajadus on 9,6. 9,6. See on väga täpne, väga äge. Aga kuidas sina aru saad, et sul oli hea uni? No peamiselt käib see selle järgi, et kui sa hommikul üles ärkad ja tunned ennast värskena, siis on ju väga hästi ja oled kohe energiat täis. Lisaks sa ei väsi ära kiiresti päeval, et tegelikult see energia peaks sind kandma kogu päeva. Et võib-olla korraks 1-2 ajal langeb, aga jah, et sa ei tunne unisust ja väsimust põhimõtteliselt. Aga kuidas sa oma 9,6-ni jõudsid? See on selline trikk, mis tasub kõigil ära teha, ehk siis avastada oma unepikkus ja oma uneaeg. Seda tehakse läbi siis unerestriktsiooni tehnika ja pikendamise tehnika, et see võtab aega umbes 2-4 kuud, et teada saada või aru saada, mida sinu keha vajab, mis und, millist und. Et mina tean seda juba päris ammu. Aga muidugi, kui me vananeme, siis võib-olla mõned minutid vähenevad iga kord, et ega praegu ma tunnen ka, et 9,6 sai mulle arvutatud umbes 7 aastat tagasi. Ja praegu ma mõtlen, et tegelikult 9, aga olen ma ka väga reibas. Aga on siis inimesed nii erinevad, et neil tõesti on nii palju, nii suur unevajaduse vahe võib-olla, et mõni ütleb, et ma saan 7 hakkama, mõni ütleb, et ma vajan 10 põhimõtteliselt. Täpselt nii ongi, on küll jah. Et tasub uskuda inimesi, kui nad ütlevad, et nad ongi lühikese või pika unega. Vot mida ei tasu uskuda on see, et ma ei tea, et alla 7 tundi jumala okei, 6,5 yes nagu, et seda ei tasu uskuda ja võib-olla siis ütleks ka niimoodi, et see keskmine tõesti on 8, mis tähendab seda, et kui keskmine on 8, siis mingi osa inimesi vajab üle 8 tunni, päris suur osa ja mingi osa siis natukene alla ja see vahemik täiskasvanutel ongi toodud siis 7-9 tundi. Nii et ja praktika põhjal võin öelda, et ikkagi ka need 5-6 või isegi 7 tunni magajad kasvatame 8-8,5 peale ära. Nii et ütleme niimoodi, et 60% kindlasti vajavad 8,5. Aga need 6-7 tunni magajad, et mis nende põhjused on, miks nad üldse nii vähe magavad? Kas nad ütlevad, neil pole und või see on ikkagi nagu elustiili küsimus rohkem, et praegu on see ikka väga elustiili küsimus, et hilja jõutakse koju, oma aeg on hilja, 2-3 tundi enne magama minekut tehakse omi asju ja tavaliselt need on siis filmide vaatamine, sarjade vaatamine, TikTok, Insta, kõik ekraanides ka seotud. Nii et võib-olla jah, et see on kindlasti selline 90% probleem. Aga jah, et niimoodi üldiselt rääkides. Aga ma arvan, nendega seoses on ka, mul käisin välja, et sa oled rääkinud sellist asjast nagu kronotüübid. Et äkki oskad neid ka tutvustada, et inimestel on justkui erinevad kronotüübid, mille järgi siis tegelikult ongi, võib-olla mõni ongi hilisem, mõni on varajasem. Just, et me sünnime teatud sellise unepaterniga, meil on raku sees toimub valkude lagundamine, uuendamine ja seal on geenid. Ja ka unegeen ja mitte ainult üks, vaid mitmed. Ja see tuleb siis, pärandatakse meile vanemate kaudu, nii et me saame küll vaadata oma vanematele otsa ja juba mõelda, et okei, et kas ma olen see hiline või varajane magaja. Et väga tihti, kui ema näiteks on väga hiline olnud oma elus kogu aeg ja ta on unetu näiteks, siis võib arvata, et tema on hiline kronotüüpsus. See tähistabki seda, et sinu unesurve, sinu melatoniini töö, sinu adenosiini töö on kõik hilisem. Sinu ärksuse hormoonid äratavad sind hiljem ülesse. Oreksiin, kortisol, serotoniin, dopamiin, kõik sellised asjad.
et kõik see sinu rakusisene süsteem on hilisem ja praegu seda hiliseid kronotüüpe on selline, tuuakse välja selline 10-15%, mis on päris kõrge juba, et varem, ütleme 10-15 aastat tagasi me rääkisime umbes 7%. Et ja nüüd ongi nagu keeruline nagu võib-olla seda mehhanismi nagu seletada, et üks osa, miks inimesed on hilised, on siis keskkonnategurite tõttu ja teine osa on siis geneetiline mutatsioon, mis seal on toimunud, et nad ongi hilisemad ja neid järjest tuleb juurde ja see on nagu, kuidas öelda, nagu muutuses. Et ja ma arvan, et see tuleb koos selle ühiskonna survega, mida ühiskond pakub ja seda on näha ka läbi siis selle unemeditsiini ajaloo, et inimeste unevajadus ongi vähenenud 1 tunni võrra siin 70 aasta jooksul. Et jah, et neid hiliseid magajaid on juurde tulnud, hiline magaja tähistab seda, et tema unesurve hakkab alates võib-olla 1, 2, 3 öösel. Ta magab kindlasti seal 9, 10, 11 välja. Siis on keskkronotüübid, kes oleme siis selline 60-70% populatsioonist, kes jäävad magama 9 ja 1 vahel. Nii et veel 1 ajal magama jäämine on suhteliselt okei, aga lihtsalt mis ei ole okei, et kui sa pead vara tööle minema, on. Ja siis on varajased kronotüübid, keda on märksa vähem kui hilisemaid, et nüüd tsirkadiaanselt varajased, ehk siis kes päriselt ongi need varajased tüübid, et neid on võib-olla selline 5-7% populatsioonist, et kes jäävad magama 7-8 ajal, et vajavadki hästi varakult magama minekut ja nad ärkavad ka tihti varem nagu. Et ja siis on veel üks hulk rahvast on delfiinid, me nimetame neid sensitive sleepers ehk siis tundlikud magajad, et nendel siis tõesti see geenimutatsioon on nagu hästi tugev, et nad ongi hästi hakilise ja hapra unega, nad on kroonilised unetud, nende elu on natuke teises rütmis isegi, et nad ei ole tavapärase töö peal isegi ja see on selline need protsendid on praegu väga hägusad, aga alla 5 jääb see kindlasti. Et, aga neid tuleb järjest juurde, sellepärast, et meil on ühiskond, mis soosib seda, et muudame natuke seda rakusisest asja. Aga kas seda annab treenida? Et ma hüppan ühest kronotüübist sisuliselt siin teise, et ma ei tea, ma võtangi vastu töökoha, kus mul ongi vaja kell 5 ärgata ja kui ma piisavalt kaua nüüd hakkangi kell 8 magama minema, et siis see nagu hakkab minu jaoks tööle. See võib alguses päris hästi töötada, et ma näiteks toon aeglaselt ettepoole une, et me ei tohi hüpata ja see võib olema järjepidevalt eespool siis, ehk siis nädalavahetusel sa ei tohi seda muuta. Ja näiteks oletamegi, et hakkad kell 9 ennast nagu justkui on harjutama, siis noore aju puhul ta toimib võib-olla paar kuud ja mida rohkem sa oled vanem või vananed nii-öelda alates 25-26 eluaastat, et siis tegelikult sa ei püsi seal isegi 2 kuud, vaid sul on juba 2-3 päevaga on ta nihkes tagasi. Et seda seda isiklikku tsirkadiaanset rütmi me muuta väga ei saa, me saame manipuleerida temaga selline 1-1,5 nihutada, oleneb, mis on sinu bioloogiline patern, ehk siis kui tugevad on sinu bioloogilised alused, kui terve sa üleüldiselt oled, kuidas sa toitud, palju sa liigud, kõik see omab ju veel lisaks on ju tähtsust. Aga kuidas selle ärkamisega on, et kas see peaks olema, kas peaks suutma ilma kellata ärgata õigel ajal enda jaoks? Jah, võiks küll tegelikult, et mina olen aastaid ärganud ilma kellata, isegi kui mul on varajased ärkamised nagu täna, et siis ma ärkan ikkagi enne kella, et see on selline inner clock nii-öelda, mis nagu sa vaatad, paned endale paika ajus ära, et sa pead, ma ei tea, kell 6 ärkama, 5:45 oled juba üleval ja nii ongi, et aga see on nendel inimestel, kellel ongi igapäevane ärkamine tegelikult üleüldiselt ka hästi paigas, et kui mina igapäevaselt ärkan 7:30 loomulikult, et ütleme 7:30, 7:40 on selline aeg, et siis jah, ma ei kasuta kella ja minu elurütm on kõik selle põhjal nagu koostatud, et kui nii on, siis mina ei lähe kella 8 tööle. Aga muidugi praegu mul selline rütm, et ma pean mõnikord kell 6 olema juba kuskil kohal ja täiesti varased ärkamised, nii et miks see nagu
Kui sa hakkad enne kella või enne seda aega ärkama, kui sa hakkad loomulikult ärkama, siis sa ärkad nagu hästi, jah, sa oledki energiat täis ja kõik on väga hästi. Aga kui sa hakkad nihutama seda iga päev ühele ja teisele poole ja näiteks töögraafikud on hästi ebaregulaarsed, siis seda kindlat ärkamist ei hakka tulema ega olema ja sa nii või teisiti ja hakkad jääma ka unevõlga nagu aja jooksul. Ehk siis sa ei saa seda hommikustund sealt kätte lõppude lõpuks, siis varavoodisse ka ei jõua ja kõik läheb nagu käest ära. Nii et ma ikkagi soovitaks inimestel leida see oma tüüp, oma rütm ja hakata igapäevaselt ikka kindlal ajal üles ärkama, mis on sinu kehale loomulik. Aga kas ma alguses selle tüübi saangi põhimõtteliselt katse-eksitusmeetodiga teada, täpselt, ilma kellata nii-öelda ja ilma kellata. Ja esimese ärkamise peale siis ärkan ka üles, et ei hakka üle magama meelega. No, näiteks kui inimesel ei ole unetust või väga rasket tsirkadiaanse unerütmi häiret, ehk siis ta on selline, ma ei tea, tavaline magaja on ju, vahepeal läheb kell 10, siis läheb kell 12, siis läheb kell 11 ja selline nagu veits ebaregulaarne. Et siis nende puhul me laseme graafiku vabaks, aga paneme paika uinumise kellaaja ja see peab olema kooskõlas sinu enda unesurve ajaga. Ehk siis sa tunnetad ära, et tegelikult 10:45 on vist kõige parem mulle. Mõtled, okei, teeme kokkuleppe, 10:45 hakkad iga päev voodisse minema ja ärkad nii nagu ärkad. Vaatame, mis see ärkamisaeg hakkab olema. Nüüd, kui ööunes hakkab tulema palju auke sisse, näiteks oled liiga vabaks lasknud kuidagi moodi, siis me hakkame hommikustund panema restriktsiooni, ehk siis me paneme ta kindlamaks ajaks paika, näiteks 7:15 tundus olevat, aga nihutame ta 7 peale veel, ehk siis tõmbame kokku, et sul ei oleks neid öiseid ärkamisi. See on siis unetute puhul tehakse sellist asja. Nii et me piirame natuke voodisoleku aega alguses, võib juhtuda, ja siis hakkame kasvatama kas ettepoole või tahapoole, et hakkame mängima selle ajaga. Aga kui sa oled kohe unetu ja väga keerulise rütmiga, siis pannakse kohe restriktsioon paika, ehk siis pannakse sind kindlal ajal voodisse ja kindlal ajal ülesse ja seda siis äratuskella käsialgu, kuni me siis leiame sinu aja ja hakkadki loomulikult üles ärkama. Ja nagu ma aru saan, siis tegelikult tasub see teha koostöös unenõustaja või kellegi eksperdiga, et kes aitab võib-olla natuke seda graafikut esialgu pidada. Ja ma saan öelda, et ainukene, kes ongi Eestis, olen mina, kes sellega tegeleb, tsirkadiaanse unerütmi. Seal on vaja kalkuleerida, seal on vaja teada diagnostikat teha inimesele, välistada kõik unehäired. Kui ta on seal depressiivne ärevushäiretega, siis sa pead teadma ka, mis ravimeid ta võtab, mis on ühe ravimi mõju ööunele, kõik ravimid, mis sa võtad, mõjutab ööund ja see arvestatakse kõik sisse, kui tahta nagu sellist nagu ideaalset graafikut nagu, et jah. Aga kas sa siis päeva jooksul, liigume natuke edasi, et kas sa siis päeva jooksul ei tunne, kuna sa ju puhkad nii hästi ja sa tead tegelikult, et palju sul vaja on, et kas siis päeva jooksul tõesti ei teki sellist unehetke või? Ikka tekib, et näiteks täna ka mul on lühikene uni minu jaoks, töö tõttu mul mõnikord seda on ja siis ma teen päevauinakuid, et mina olen powernapija täielik, aga ma olen väga teadlik, et näiteks kui me siin lõpetame, siis ma lähen põhimõtteliselt hotelli, ma lähen magan kell 11, 20-30 minutit, õhtul hiljem mul järgmine loeng, et olla valmis siis selleks, et selline iga lühikese ööune järel ma leian nagu hetke, kus teha powernap, et see on ülioluline. Aga kui ma saan oma unevaatuse kätte, siis ma seda kindlasti ei tee, ma ei vajagi seda. Nii et see lühioinaku tegemine, ütleme 11-2 vahel on selline üsna kohustuslik selles ühiskonnas, kus inimesed peavad ära ärkama ja pikalt tööl olema, et kui sa tahad, kui me näeme efektiivses uuringuid, siis et kohveiin ei anna efektiivsust, et puhas magamine. Väga hea, just tahtsingi tegelikult uinakutest rääkida, et ja sa juba kirjeldasid ära, et tegelikult keset päeva 20-30 minutit siis on veel okei. Või kuidas seda? Jaa, et seda peab natuke treenima, on ju tähelepanu treeningut tegema, et sa oma mõtetega liiga kinni ei jääks liiga kauaks ajaks.
et noh, mina treenisin umbes pool aastat niimoodi, et ma suudangi 1-2 minutiga magama jääda. Et kui ma olen väsinud, ma tean, et mu unesurve hakkab siin varsti kohe tulema, on ju praegu mul on veel erksuse aste nagu, aga jah, et sa tabad selle hetke ära ja annad selle võimaluse. Nii et jah, päevasel ajal õhtul seda mitte teha, et muidu sa magad oma une ette ära ja sul ei tule und ja siis jääb õuni lühikseks ja siis sa pead järgmine päev jälle uinakut tegema. Et aga noh, et kas kui nüüd inimesed ongi sellises tempos oma elus, kus neil ongi kogu aeg lühike uni, sest neil on lapsed ja varajane ärkamine, siis nemad peaksid kohustuslikult iga päev tegema uinakuid ja tööandja peaks võimaldama seda. Eks leia oma aeg pausi ajal kas või. Yeah. Ja jah, väga kasulik selles suhtes, noh, mina isiklikult olen ka eluaeg olnud täpselt see power nap, et kuna võib-olla vahepeal ei olegi olnud kauem aega kui 20-30 minutit. Eks ta uinumise aeg on võib-olla jah keerulisem, et minutiga ei jää ja võib-olla sa oled natuke siuke pinnapealne see, et sa nagu tajud, aga tegelikult oled pool unes, siis noh, pärast seda esimene minut üles ärgata on keeruline, aga siis tegelikult jah, energia tuleb tagasi, et seda ma olen ise märganud näiteks. Aga mis on näiteks su soovitus sellistele inimestele, kelle graafik on võib-olla see, noh, olgu need arstid või üleüldiselt kuskil 12 tundi, kas öösel või päeval ja need võivad vahelduda, et nagu noh, need inimesed, kellel tegelikult polegi unegraafikut. Noh, nendele mul on ainult üks vastus, et ärge tehke niimoodi. Et tegelikult tahaks väga, et Eestis ka lõpuks tuleks see piirang peale, et inimesed ei tohi töötada üle 8 tunni, oleks ideaal tegelikult. Ja noh, jällegi me näeme uuringutes, et inimese efektiivsus kestabki 6 tundi, keskendumisvõime, ütleme, kui sa oled normarenguga ja kõik on hästi ja oled ka normaalse une saanud, et siis ei ole mõtet nagu üle teha. Aga nendel inimestel jah, kellel on vahetustega töö, umbes 20% Eesti populatsioonist on tööealisest nii-öelda vahetustega töölised. Meil on hästi klassikaline 12-tunnised vahetused ja tehakse ka 24. Inimesed ise tahavad 12 teha, sest et siis nad saavad puhata justkui rohkem. Aga noh, tegelik on see, et nad on rohkem kurnatumad, nad on rohkem väsinumad inimesed, nad on tugevas unevõlas, nad ei saa sellest aru, sest nad on sellises rütmis. See krooniline enesetunne, mis neil on nende jaoks nagu hea. Aga kui nad saaksid tunda seda päris tunnet läbi eksperimendi, siis nad saavad aru, et tegelikult jah, ma olen efektiivsem töötaja ja mul on parem. Et näiteks väga paljud lasteaia õpetajad teevad 12, on 7-7 lasteaias ja paluvad lasteaial, et nad hoiaksid lasteaeda kella 7 lahti, isegi kui kohal on 0 last veel. Et tegelikult see on nii vale, see on lausa hirmus ja noh, unevõla sümptomid on, noh, ma ei tea, kas me täna räägime nendest, aga neid on väga palju erinevaid, et jah, need inimesed jäävad kiiremini kroonilistesse haigustesse. Jah, nad surevad varem, et ütleme nii, et see pilt on väga must. Jah, ega ilmaiseta vist arstid, kui nad ütlevad puhka, siis see tähendabki puhkamist, et vahepeal ongi ainult puhkamist vaja, et saada ise nagu tervemaks, erksamaks, võib-olla ka mõni haigus ennast välja ravida sisuliselt. Aga ise nad ei puhka väga, et ma olen ju haiglates palju käinud rääkimas arstidele ja aidanud neid ja teinud graafikuid ja suurettevõtetes liinitöölistele olen teinud graafikuid, kellel on siis 3-4 vahetust, et nad lähevad hommikusest päevasest õhtusest öisesse vahetusse. Kõige hullem ongi see, et kui see järjestus ei ole loogiline, nagu ma praegu just ütlesin, et kui järjestus on niimoodi, et õhtusest päevasesse õhtusesse, siis hommikust või õhtusest hommikusse, et noh, et see on nagu täiesti kohutav. Jabur. Et noh, kõige populaarsem vahetuste skeem on 4 ööd vahetuses, 4 vaba. Et see on nagu kõige populaarsem või on siis 2 järjest ja 3 vaba Eestis.
aga noh, selles mõttes, et see on tööandja enda nagu nüüd mõelda, et kas ta tahab sellist töölist järgmisel päeval nagu ja kui hästi ta seda tööd teeb, et nad teevad neid uuringuid ka või. Aga ütleme, need masinad, mis hindavad inimese efektiivsust koha peal, need on väga kallid ja võimekuse testid. Aga noh, me näeme kohe, et see võimekus langeb ikka niimoodi ikkagi väga palju. Võib-olla ma toon ühe näite, et on Ameerikas kunagi hakati tegema siis kooliõpilastele eksperimente, et nad lasid nagu gümnaasiumi õpilastel siis magada 20 minutit rohkem. Ainult 20 minutit, ehk siis kui kool algas 8, siis nüüd hakkas 8:20 ja vaatasid nagu, et milline on võimekus enne ja pärast nagu, et siis õpilastel vähenes kofeiini tarbimine oli üks asi, teine asi võimekus tõusis 23%, 20 minutit rohkem, et siis ehk siis tehti kognitiivne nagu test on ja et siis mõtled, et oh my god, et kui palju on arvel tegelikult. Ja maailm ei kaotab midagi sellest 20 minutist, mis siia juurde pandi. Absoluutselt, mitte midagi, võitsime. Et jah, ja no kindlasti sa oled algusest peale maininud seda ühiskondlikku elustiili ja survet natukene ka tegelikult, et me elamegi natukene sellises mingil määral planeerimatus maailmas, mingil määral samas me peame kõikidega sama rütmi käima, et tööpäev ongi enamasti on 8 või 9 algab ja nii on lukus, et paratamatu, kui seda tööl käia. Jah, me saame seda tegelikult muuta, et nii nagu muudeti see ära 150, 160, 180 aastat tagasi tööstusrevolutsiooni ajal, siis tegelikult see lihtsalt muudeti ära nagu julmalt. Enne seda inimesed magasid hoopis teist moodi. Et tegelikult on aeg nüüd uuesti nagu muutusteks. Aga räägiks äkki sellisest järgmisest teemast, millest sa oled ise või millega mina panin tähele, et oled väga kursis, on valgus. Ja eks siis ta on nagu ka ärkveloleku ajal ühtpidi, aga teistpidi ka võib-olla magades, et mis värk selle valgusega on? No valgus on üks väga oluline välistiimul, mis siis stimuleerib subprekiasmaatilist tuuma, mis on üks regulaator une regulatsioonis või une ärkveloleku regulatsioonis. Ja valgus tõmbab selle nii-öelda meie aju nagu tööle, nii nagu ta peaks, ta annab veel omakorda nagu sellise tõuke või toetuse sisemise kella tööle nii-öelda. Ja teda peaks olema siis kohe hommikul võimalikult palju, 3-4 tundi vähemalt, selline 1000-1500 luksi. Et see on selline ere päikese valgus ja otse silma põhimõtteliselt. Et ja päev võiks olla siis jätkuda nagu tavapärases rütmis, aga õhtul, kui sa lähed koju, siis ei tohiks olla nagu pimedas toas, vaid ka üsna valges toas ja umbes tund-poolteist enne magamaminekut tõmbad siis natukene hämaramaks. Et ja need lukside nagu mõõtmine või võtmine on nagu oleneb, mida sina soovid on ja. Et kas sa soovid oma, näiteks kui sa tahadki muuta oma nii-öelda seda kronotüüpsust natuke manipuleerida temaga ja tõmmata teda varasemaks ja sa pead vara ärkama, siis tehakse intensiivne ravi kohe hommikul otsa, näiteks 10 000 luksi pool tundi. Ja võidakse teha ka näiteks lõuna ajal natukene peale, et valgusravilambiga siis, mis annab sulle siis, mida sa saad ise reguleerida siis luksidena nagu. Et ja nüüd teistpidi, kui sa tahad olla see hilisem tüüp, siis sa teed valgusravi hiljem. Et ja seal on ka siis sellised etapid nagu palju sa mida võtma pead nagu. Ja kui me istume pimedas kogu päeva, ala kontoris pimedas, siis melatoniini sekretsioon juba hakkab pihta, teda nagu niriseb sinna veits ja ta on nagu mingi osa oma tööst ära teinud ja seda unesurvet ei tule nii head, ehk siis sa ei jää kiiresti magama ja uni on katkendlikum ja hilistub. Nii et ütleme jah, seal ta mõjutab ikkagi hormoone ja ärksushormoonid ei ole ka nii aktiivsed, serotoniin, dopamiin, oreksiin, et mis annavad sulle kõik komponendid kaasa meeleolu osas ka absoluutselt. Et siis jah,
nii et siis ma olengi selline morne tume tüüp kuskil nurgas ja proovin ellu jääda ja siis lähen magama ja aga tegelikult ei tohiks, peaks olema hästi palju valguses. Et meeleoluravis kasutatakse 10 000 luksi igapäevaselt 2 korda depressiooniravis ja sellel on sama efekt nagu antidepressantravil ajubiokeemias. Valgus mõjutab meie emotsioone esiteks, aga sisuliselt ongi siis meie nagu energia käivitaja. Põhimõtteliselt küll ja hoidja ja säilitaja ja aga kõige olulisem on see, et mida aktiivsem ma päeval oma ajus olen või oma ajuga olen nii-öelda, seda parem ja kvaliteetsem on ööuni. Et see tagabki, kui ma saan palju valust, see tagabki une surve ja une nagu järjepidevuse või ütleme selle osa siis. Aga kunagi oli populaarselt, ma eeldan ka praegu sellised asjad nagu öölambid. Kas ja miks üldse neid kasutatakse või mis need on? Sa mõtled selliseid nagu ma ei tea. Pehmeid valguseid, mis või siis on ka see, mis ma saan aru, et nüüd on natuke seotud see jutt ka, et osadel on sellised lambid vist, mis kella peal hakkavad vaikselt nagu virguma ja sina võiksid virguda koos kella või selle valgusega. Ja, et öölamp selles mõttes ei ole keelatud vahend. Laste puhul on see üsna tavapärane, et ta tõesti peaks olema siis kollaka-punaka fooniga, et see ei stimuleeri nii palju siis seda kesktuuma. Ja ta ei tohiks sulle paista otse silma, vaid niimoodi nagu kuskilt sealt nurga tagant tulema. Et see on tegelikult okei, et kui see luksi tarbib alla 65, et siis ongi okei. Aga kui ta läheb ikkagi üle 65, üle 75, et siis on ta ikkagi liiga hele. Näiteks see ruum siin on heal juhul 100. Heal juhul 100. Eks me istume pimedas. Me istume pimedas ja et põhimõtteliselt siin juba melatoniin segretsioon toimub, et on hästi uimastav, hästi nagu lämmatav, ütleme niimoodi. Et jah, et kui me istuks nüüd näoga vastu seda klaasi, siis oleks hoopis teine teema. Aga pitlik näide, et praegu ongi selline pilvine sügisilm, palju seal valgust on siis? Seal on praegu valgust, kuna ma luksmeetriga ringi käin kogu aeg, siis ma tean üsna täpselt, mis on. Et seal võib olla valgus praegu 450, 500 võib olla, mis on ka madal. Et nagu ma ütlesin, siis võiks olla 1000 on ju hommikul, aga üleüldiselt kogu päeva võiks saadagi 800 kuni 1000 nagu, see oleks mega. Et see on selline Hispaania rannas. Seal on tegelikult 2000, 2500 võib olla isegi. Et seal on hoopis teine nagu intensiivsus valgusel. Eesti on hästi pime koht, kus olla. Okei, aga nüüd sa ütlesidki, et palju valgust põhimõtteliselt, tänu sellele, mida me erksamad me oleme, aga meile meeldib ka oma keha ergutada erinevate valede asjadega võib-olla mitte valed. Ehk siis, kuidas sina kui unenõustaja näiteks vaatad, ma ei tea, kofeiini, suhkurt, energiajooke, isegi võib-olla liiga hilist treeningut, et need kõik ergutavad meie keha ja ütleme nii, et panevad põntsu unele äkki. Ja ikka ja. Ma olen väga palju ka artiklites kofeiinist rääkinud, et sa pead väga hästi teadma, palju siis sulle on okei, aga nende kohta on palju ka unemeditsiinis uneuuringuid tehtud ja mõõdetud, et siis 300 milligrammi ei tohiks kindlasti ületada. 300 milligrammi on umbes 2 sellist topsi, see üks tops sisaldab umbes 180 kuni natuke vähem tähendab 90 kuni 150 milligrammi kofeiini on ja kokku on ta 250-200 on see tops umbes, nagu klassikaline tass on ja. Nii et justkui nagu üle 2 tassi ei tohiks kohe kindlasti, aga teistpidi on see, et inimese keha on tundlik erineval moel ja ma ütleks niimoodi, et mitte üle 1 tassi, et siis on nagu kindel. Ja kindlasti varem hommikul kui hilja,
aga sa peaksid laskma oma kehal tõusta, sa peaksid ära sööma ja siis kofeini tarbima. Et ta on üsna happeline ja mida kofeiin teeb, on siis see, et ta lükkab adenosiini tööd hilisemaks. Adenosiin on siis tegelikult aju ärataja mingil määral ja teda kuhjub, see on selline hormoon, mida kuhjub siis aju ja hakkab seda aju nagu lämmatama ja lõpuks ta hakkab sind ka unisemaks tegema, kuna seda on nii palju seda ainet aju kuhjunud koos melatoniiniga, nad sind magama panevadki, see adenosiin siis. Ja kofeiin lükkab selle adenosiini töö edasi ja fragmenteerib tema tööd, nii et paljudel on ikkagi uni hilisem. Ja mida inimesed ei tea, on see, et kui inimesed on ületanud selle oma koguse, siis ajuuuringus, kui ma vaatan uneuuringuid, EEG-d, siis ma näen, et EEG sees tekivad sellised mikroärkamised, nagu mikroärkamine on selline 3-5 sekundit alfalainete purskat näiteks deltalainetes. Deltalained on sügavas unes, on ju. Et me ei taha neid sinna üldse. Ja siis ärgad hommikul üles ja sa oled jumala, no sa oled nagu väsinud. Siis tõmbad veel 2 tükki sisse ja siis tegelikult oled sa sellises surmaringis nagu. Et mõõdukalt siis... jah, et kofeiinil on muidugi omad plussid, eks ju, gastroenteroloogid väga soovitavad, südamearstid, kõik, aga seal on see soovitus tegelikult 60-90 milligrammi ja noh, teatud juhtudel absoluutselt mitte, on ju. Nii et kõik peab olema nagu tasakaalus. Noh, kesknärvi stimulantideks on kindlasti nikotiin, millel on sama mõju nagu kofeiinil, täpselt sama töö. Alkohol, mida kasutatakse päris palju, küll uinutina õhtul, aga ta on tegelikult erguti, on ju hiljem, ta fragmenteerib remmi ja kõik sellised ergutavad tegevused õhtul, kusjuures sealhulgas ka seksuaalne tegevus, mis tõmbab endrofiinid ülesse, siis seda võib ka teha natuke varem ära, mitte vahetult enne magaminekut. Et on tehtud siis teste selles osas ka. Nii et jah, et me ei taha üldse üle stimuleerida oma aju enne magamaminekut, aga kõige hullem erguti hetkel ikkagi maailmas on aktiivsed videod, kui sa oled telefonis, kiire pilt, info, mis paneb nagu meie aju nagu hästi nagu keskenduma, hoidma seda tähelepanu, ergutab teda ja pärast see rahunemine võtab aega. Enam me ei räägi, nii nagu 10 aastat tagasi me rääkisime, et pange filtrid ette telefonidele. Et tõmmake sinine valgus maha, vahet ei ole. Et isegi kui sul filter ees on, siis videopilt, aju töötab ikka sama kenasti edasi, et enam me sellest niimoodi ei räägi. Aga mis see paus siis enne und võiks olla? No, ärme räägi nagu toitudest ja jookidest võib-olla, aga täpselt selline, kas kõva treening või täpselt see, et mis hetkest võiks aju hakata puhkama enne kui magama minna? No treeningutega on niimoodi, et mina soovitan trenni teha enne lõunasel ajal ja pärast lõunasel ajal. Et siis on nagu hormoonid õigesti töös, kui sa oled saanud normaalsed unetunnid. Ja ongi kardio või jõutrenn, mis nagu tõmbab pulsi üles ja 4 tundi enne magaminekut mitte neid teha. Aga jalutamine näiteks 2 tundi enne magaminekut või 3 tundi enne magaminekut väga okei tegelikult. Nii et jah. Ja eks see sõltub vist natuke inimesest ka jällegi, et palju kellele mida sobib. Sest jah, näiteks kui me teeme nagu aktiivset treeningut, siis endrofiinid lähevad üles, serotoniin, dopamiin ka ja nende alla tulek kestab umbes 1,5–2 tundi. Nad tulevad alla ära ja siis hakkab keha alles tegema ettevalmistust une jaoks, ehk siis temperatuur, kõik sellised asjad hakkavad nagu mängima seal rolli. Aga kui ma olen liiga nagu pulss on üleval, siis see võtab tegelikult aega. Nii et kehal on omad protsessid, mis veel toimuvad pärast kindlasti. Arusaadav. Aga äkki lähme siis sinna, et kui inimene tahab oma und jälgida või mõõta, et tänapäeval justkui kellad käe peal midagi ütlevad või siis ka enda enesetunne saab päevikusse kirja panna, aga mida sina nagu soovitaksid, et kui tahaks natukenegi kas siis täpselt enda huviks mõõta või siis parandada seda, et mis sa arvad, kust alustada? Jah, et sa võid endale soetada nutikella või sõrmuse,
aga noh, see teadlik kasutamine ongi see, et sa saadki teada lihtsalt oma une ärkveloleku rütmi või siis meie nimetame seda puhkeoleku registreerijateks, me ei nimeta teda une registreerijateks. Et me saame teada enam-vähem, mis rütmis mu keha on, et millal ta on nagu püsti ja millal ta on pikali põhimõtteliselt ja üsna täpselt näitavad nad ka pulssi iseenesest, et hapnikusisaldust ma ei ole päris kindel, et selle jaoks on tegelikult pulssoksümeetria, et aga jah, ühesõnaga, et see on nagu nii ja naa, aga jah, nagu liigutust ja seda nad päris hästi mõõdavad. Aga me ei saa tõesti nagu 2 või 3 parameetriga hinnata seda, et kas ma nüüd magasin või ei maganud, et seda me ei saa, et me ei saa seda ilusat hüpnogrammi tegelikult, mida me kõik tahame. Palju mul seda und seal nüüd on, et seal need protsendid on ikkagi päris valed, ma ütleks. Aga sa saad jah nagu teadlikult kasutada, et okei, sa avastadki, et okei, et ma olen, ma ei tea, olengi nagu pikali olnud siin ainult keskmiselt 6 tundi, et ohoo, et aga noh, muidugi mõned inimesed lähevad kell 9 pikali ja tulevad kell 10 välja voodist, aga magavad ainult 4 tundi. Ehk siis seda voodis lösutamist on meeletult palju, nii et me peame nagu sealt maha arvestama selle lösutamise aja ja teadlikult oleme ise, palju me tegelikult magasime, nii et kellad seda ei ütle, et näiteks sa läksid 10 voodisse, et kas sa siis jäid 15 minutiga magama või 20 minutiga, et päris nii selgelt ei ole ja kellad ei tea, et sul on näiteks mingid haigused või häired või et sa oled uneapnea haige või sul on rahutute jalgade sündroom, nad ei tea seda, mis kõik mõjutavad nii unne sisselülitust, väljalülitust, ärkamisi, liigutusi, kõike seda, pulssi kindlasti, hapniku varustatust, kõike. Nii et noh, põhimõtteliselt jah. Aga siit tuleb ka kohe küsimus, et kui und ei tule, siis tasub püsti tõusta. Just, täpselt nii ongi, seda nimetatakse stiimuli kontrolli tehnikaks. Tuled voodist välja, oled 10-15 minutit väljas ja lähed tagasi ja seda kas või 10-20 korda ja öö jooksul. Et sa ei tohi õpetada oma keha olema ärgas voodis, sa ei tohi harjutada seal muid tegevusi kui magamine, et tõesti siis harjutadki ennast nagu unetuks ja kui sa juba muutudki krooniliseks unetuks, see on siis psühhofüsioloogiline unetus, siis sealt iseseisvalt väljatulek on, ma ei saa öelda, et võimatu, aga väga raske. Et ehk siis su keha puutub voodid ja sa oled ärev. Isegi kui elus on kõik väga hästi. Ja isegi kui sa lähed kell 2 öösel magama, sa oled täiesti ärev. Et see ümberõppe saada sõbraks oma voodiga mõndadel juhul võtab aega pool aastat kuni aasta, sest üldiselt neil on juba uinutid peal nagu. Ehk siis õige oleks magama või voodisse minna siis, kui sul on uni, mitte lihtsalt chillima sinna. Ja ei söö, ei vaata telekat, ei vaata sarju. Ja sul ongi nutipesa on sul seal, sul võib olla isegi magamistoas sinu oma nutipesa, kotttool või mingi diivan, aga voodis sa ei ole nutis. Voodi on püha. Jah, täpselt, nii ongi. Okei, aga siis hakkamegi vaikselt kokku poole tõmbama. Enne veel küsin, et äkki sul on mõni hea unesaladus, mida sa veel ei ole jaganud? Või kas on üldse saladusi selles suhtes, et või me oleme nii erinevad? Ei ole mingeid saladusi, kõik on väga käitumuslik ja vanadest harjumustest lahti ütlemine ongi kõige keerulisem. Noh, see ongi psühholoogi töö, kuidas ta siis inimest nagu saab lõpuks niimoodi, et ta nendest harjumustest lahti ütleks. Aga võib-olla 2 trikki selles mõttes, et okei, neid on nagu, tegelikult on neid väga palju, aga võib-olla müüdid nagu 2 müüti. Et kas siis nagu kirsijook magneesiumiga on ok, et siis jah on, et kirss sisaldab väga palju tryptofaani, mis on väga hea ja näiteks 2 magneesiumtsitraadi tabletti panna sinna sisse. See peab olema shotina, see ei tohi olla nagu 200 millilitrit mingisugust vedelikku, sest vedelik enne magaminekut ma ei soovita juua tegelikult. Aga selline nagu puhas kirsimahl 2 magneesiumiga on päris hea variant ja teine variant on piim, soe piim meega, ei ole müüt. Et samamoodi piimas on tryptofaani ja mesi on selline looduslik suhkur, mis rahustab ka
ja soe jook nagunii rahustab. Aga igasugused balderjaanid, melatoniinid, need on, esiteks melatoniin, sa pead teadma, kuidas seda võtta, on ju, et see on täiesti omaette kunst ja mingid balderjaanid ja mingid, ma ei tea, vanaema teed ja kummel ja see on täiesti jama, seda ma ei soovita. Nii et võib-olla selline väike asi. Minu vanaema soovitas lutsukommi lutsutada enne magaminekut, et siis sa nagu, ma ei tea, kas rahustad maha või mida iganes. Aga miski pärast mul on selline asi meeles, et kui und ei tule, siis pane üks komm põske ja siis vaata edasi. No magus asi võib rahustada, et nagu see mingi tegevus see ka. See üks tegevus, mis on järjepidev, et mine sa tea, ma ei mäleta, kas võib-olla jäin kohe magama, et kas see toimis või mitte, aga nii oli. Ehk siis rahvatarkuste asemel võib-olla siis soe piim ja siis kirsikokteil, ilma alkoholita. Väga mõnus ju. Okei, aga siis korra küsin ka kiiret küsimus sinu käest, mina küsin kiirelt, sina vastad esimese asjana, mis võib-olla pähe tuleb või soovitus. Küsin sinu käest üks podcasti või raamatu soovitus, äkki on mõni uneteemaline, mida võiks lugeda? Jumal. Või tutvuda sellega, ma ei tea, kuskil kindlas kohas? Sleepfoundation.net vist on see äkki. On kõige parem ülevaate koht teadusuuringutest. Ta teeb nagu lühikirjeldused nagu nendest teadusuuringutest. Ja kui sa oskad inglise keelt, siis on nagu lihtsasti loetavad. Et võib-olla see on see koht, mis on usaldusväärne allikas. No jaa, muidugi Matthew Walkeri podcastid on väga toredad ja kõik see osakond, aga jah, põhimõtteliselt. Raamatud on väga spetsiifilised, kõik on meditsiiniteadusartiklite mingisugused kogumikud ja tavaliselt on online, sa pead neid ostma ja sul pead olema iga kuine, ühesõnaga. Need on nagu mingid sellised. Et lihtsam kõigepealt uurima hakata näiteks Sleep Foundation. Ja, et seal on päris mõnus näiteks. Ja saad searchida seal ja käia. Okei, mis on sinu jaoks heaolu? Heaolu. Heaolu on, kui kõik pereliikmed on terved ja looduses käimine, lapsega olemine, et selles mõttes sport kindlasti, ma olen selline trennihund ka, et ilma trennist ei saa. Mul ongi üks küsimus veel, et soovita ühte aktiivset äkki sellist liikumise võimalust või spordiala? No ma ise teen jõutrenni, nii et, aga ma ei soovita seda igal juhul. Et see on nagu aastaid, sellega pead nagu ikkagi teadlikult tegelema. Aga alusta kas või metsas jalutusega või ma jalutan hästi palju, kuna mul on koer ka, et siis hommikul jalutus, õhtul jalutus, lõunal jalutus, kui vähegi võimalik on, kui sa oled kodukontori inimene näiteks. Et siis see muutis küll mul nagu väga palju seda liikumist, et aga jah, lihtsalt jalutamine, lihtsalt kõndimine, ma arvan, minu jaoks on see väga-väga oluline. Kas sa oled rohkem muusika või vaikus inimene? Nii ja naa, et mulle meeldib muusika väga ja tihti kui ma ei tee väga süvendatult mingit asja, näiteks ei kirjuta artiklit, siis ma kindlasti kuulan muusikat. Aga kui ma teen mingisugust ülevaate artikli kirjutamist või mingit sellist väga mingit süva asja, siis ma olen vaikuses. Ja siit tuleb tegelikult mul turgatas pähe, et üks unega seotud küsimus ka, et mõni paneb endale podcasti õhtul käima või siis white noise, et mis sinu arvamus nagu sellisest välisest keskkonnast on? Igasugune välisest keskkonnast tulenev müra on tegelikult ajule häiriv, et jah, me harjutame teda sellega magama, et proovides ise kiiremini uinuda, aga ütleme niimoodi, et unetute puhul me harjutame kõik need stiimulid maha nagu, ehk siis müra. Aga kui white noise'ist rääkida või helist, mida sa õhtul kuulad, siis see ei tohiks olla kogu öö, et see peaks olema siis uinumise hetkel, et selline maksimaalselt 20-30 minutit, et kindlasti ei tohiks see kogu öö olla, et see on väga-väga halb. Ja kahju muidugi inimesed, kes elavad suurte magistraalide ääres või kuskil, et siis ma eeldan, et see on unehäire. Sellest võib tekkida unehäire, kui sa kuuled mingi spetsiifilist müra, et jah, sa uinutad ennast selle näiteks. Sa oled harjunud sellega eeldavasti, aga. No jah. Tänava müra näiteks. Ja seda saab harjutada.
et aga kui sa oled see tundlik magaja, see 1% põhimõtteliselt, siis on väga jama. Siis sa ei harjuta ära, siis sa pead, mul on paar patsienti, kes on ostnud oma uue kodu lihtsalt, et sest nad ei suutnud ära harjuda seal nende asjadega. No, uni on tähtsam arvatavasti. Yeah. Ja viimane küsimus, et eks sul on elus päevas üks rutiin, mida sa võib-olla teed iga päev, mis annab sulle nagu energiat juurde? Koeraga jalutamine, kohe hommikul esimene asi, ma ei söö ega midagi, ma lähen kohe välja umbes selline 20-30 minutit, et see on minu igapäevane rutiin. Ja töötab? No siis peab töötama ja et see koer on hea variant saada kohe välja. Väga õige. Okei, aga siis tõmbaks tänaseks otsad kokku. Selles suhtes uni on oluline, võtame siit kaasa. Kindlasti kuulake uuesti, kui te ei kuulnud, mis kõik häid asju saab enne magamist teha ja mida mitte teha. Ja ma ei tea, kui tahate lisa uurida, siis Gene Vernik lööge sisse ja ma arvan, te leiate päris palju tema nii-öelda, sul on Instagram, Sleep Drive ja koduleht ka vist olemas, et kui keegi tahab lisa uurida. Ja nii ongi, et ja mina kindlasti kiidan seda, et saab võib päeval uinakuid ka teha, nii et kindlasti, kes tööandja või keegi kuulab, siis palun lubage teistel ka. Nii, aga mina olen Ott ja ma ei tea, kui kellel on midagi lisada, siis... Ei olegi, et... siis suur aitäh tulemast! Jah, aitäh!